Täna minu nimi on Eero Järema ja täna me hakkame oma esimese mänguga pihta. Esmalt siis ma lähen siit, valin New, ehk siis teeme uue mängu ja mina valin hetkel Drag and Drop. Ma panen talle nime, paneme kosmosemäng. Kosmosemäng. Esiteks meil läheb mängus vaja 3 asja. Pildid, siis nende piltide programmeerimine, ehk siis nende tegelaste loomine, sinna me kohe jõuame, ja siis maailm, kuhu neid tegelasi panna. Esiteks alustame piltidega. Pildid on inglise keeles siis sprite'id, siin üleval paremas nurgas, näete on sprites, ja nüüd kui ma parem hiireklõpsu siin peal teen, tuleb valik create. Vajutan create ehk siis loo uus pilt. Kui see on tehtud, me näeme siis valget või sellist ruudulist tausta, kuhu peale saab uue tegelase luua. Et siia peale joonistama hakata, vajutama edit image, ehk siis redigeeri pilti, ja kui ma hoian kontroll klahvi all, siis ma saan välja zoomida ja ma näen seda pilti siis rohkem. Nii, mina otsustan täna teha näiteks sellise. Esiteks on meil hästi palju tööriistavalikuid, nagu ikka, on siis tavaline joonistuspliiats, siis näiteks kustugum, millega saab selle joonistuse täiesti edukalt ära kustutada. Ja veel olulisematest tööriistadest on siis fill tool inglise keeles, ehk siis põhimõtteliselt ruumi täitjada tööriist ja joone tööriist, mida mina kasutan hetkel. Vajutan klahvi alla ja lohistan ühest otsast teise joone. Siis ma joonistan selle joonega siia ja siia tagasi. See hakkab olema minu kosmoselaev. Ma tean, et kodus oskad sa kindlasti palju paremini teha ja kindlasti sina oled palju parem disainer kui mina. Seega siinkohal ma sooviks, et sa teeksid siis videole kerge pausi ja joonistaksid nii läheda kosmoselaeva, kui sa oskad, kasutades neid tööriistu. Nii, nüüd te näete siin üleval vasakul on tekkinud 2 asja. Workspace 1 ja Sprite 0. Kui ma lähen siia Workspace'ile tagasi, siis te näete, see on nagu minu töölaud. Siin töölaual ma saan ringi liikuda. Selle jaoks ma haaran keskmise nupuga, ehk siis selle rullukuga, vajutan rulluku peale ja siis ma saan siin töölaual ringi liikuda. Kui ma saan rulluku lahti, ja ma siin töölaual ringi liikuda ei saa. Ühesõnaga, võtan selle rulluku ja vajutan selle alla. Nii, ja nüüd hakkame programmeerima, kõige lemmikosa, eks ole. Selle jaoks me lähme siia paremale menüüsse jälle, on objects, ehk siis objektid, parem hiireklõps, create ehk loo uus objekt. Ja nüüd siin uuel objektil me saame anda ka nime, mina annan sellele nime näiteks kosmoselaev. Nüüd kui nimi on antud, saame anda talle ka pildi, see on no sprite, ma vajutan sprite 0 on see minu pildile nimi hetkel. Ja nüüd hakkame programmeerima. Selle jaoks lisame uue sündmuse. Siit on siis add event ehk lisasündmus. Ja kui me vajutame klahvi. Ja näiteks minu puhul ma vajan, et kui me vajutame paremat klahvi. Nüüd kui me vajutame paremat klahvi, siis hakkavad juhtuma kõik need asjad, mis ma siia panen. Esiteks, paneme tegelase liikuma. Selle jaoks ma pean kõigepealt teile tutvustama, milline näeb välja GameMakeris room, ehk siis GameMakeri maailm. GameMakeris saab teha lõputult palju maailmaid. Ja selle jaoks, et maailmadele siis ligi pääseda, ma vajutan siia noolekese peale ja topeltklõpsu siia room 0 peale. Samamoodi, kui ma vajutan kontrolli nupu all, siis ma saan välja zoomida. Ja siin on siis näha minu maailm. Ja ma juhiks teie tähelepanu siia alla vasakule nurka, kus mul on mingisugused numbrid. Need numbrid on koordinaadid. Kui tavaliselt koordinaatteljestik toimib nii, et siit läheb Y ja siit läheb X, siis GameMakeris on asjad natuke teistmoodi. Nimelt on siis selline kandiline tuba ja siis siin üleval vasakus nurgas hakkab olema 0 punkt. Ehk siis, kui ma lähen siin, vaatan GameMakeris, juhin teie tähelepanu alla vasakule nurka, põhimõtteliselt 0. Siin päris täpselt ma see hiirega peale 0 kohale täpselt ei saa, aga
põhimõtteliselt. Seega, kui mu tegelane hakkab alla liikuma, siis tema, näete, parempoolne number, ehk siis Y-koordinaat läheb ainult suuremaks. Ja kui üles minna, siis Y-koordinaat läheb aina väiksemaks. Aina väiksemaks, kuni jõuame nulli ja siis läheb miinustesse. Ja samamoodi ka X-teelega. Kui ma lähen paremale, läheb väärtus suuremaks, ehk siis see all vasakus nurgast vasakpoolsem väärtus. Ja kui ma liigun vasakule, siis see väärtus läheb aina väiksemaks. Nüüd, kui meil on need teadmised olemas, saame me minna ja programmeerida oma tegelase liikuma. Selle jaoks läheme siin paremal jälle Objects, kosmoselaev, teeme selle lahti, siis rullikuga saame liikuda paremale poole ja meil on siin selline asi nagu key down, right. See tähendab, et me oleme vajutanud klahvi parem. Esmalt peame siis üles leidma sellise asja nagu jump to point, leidsime selle üles, lohistame selle siia ja näeme, et on mingi X, Y ja mingid relatiivid. Kõigepealt X, kui me tahame, et meie tegelane hakkaks liikuma paremale, siis X peab minema ainult suuremaks, ehk siis vajutame näiteks 4. Ja siin üleval te näete, et on jump to 4, mis on väga veider. Vajutan siia relative ja asi läheb palju selgemaks. Jump to X plus 4. Ja siis Y-il, Y on 0 ja relative Y plus 0. Mis me praegu tegime on see, et me ütlesime oma tegelasele, et iga kord, kui ma seda paremat hiireklahvi vajutan, ehk siis iga hetk, kui ma hoian seda paremat hiireklahvi all, tema X-koordinaat suureneks 4 võrra ja Y-koordinaat suureneks 0 võrra ehk Y-koordinaadil tehaks seisma. Nii, mida me saame teha nüüd, on võtta oma kosmoselaev ja tirida see endale maailma ja meil on nüüd maailm kosmoselaevaga. Paneme mängu tööle. Selle jaoks on meil siin üleval vasakus nurgas nupp, selline kolmnurkne nupp, natukene isegi sarnane minu kosmoselaevaga. Ja vajutame run, ehk siis paneme mängu tööle. Ootame hetke, kuni mäng tööle käivitub. Nii, ja mul on selline must ekraan. Ja nüüd ma vajutan paremat nuppu ja vaatame, mis juhtub. Tegelane hakkas liikuma paremale. Väga hea, kui sa sellega hakkama oled, saad siis super. Nii, järgnevalt on vaja tegelane panna liikuma ka vasakule ja ülesse ja alla. Ma jätan selle sulle kui väikse väljakutsena, seega pane video praegu pausile ja vaata, kas oskad selle ise ära teha. Said sa hakkama? Kui ei saanud, siis ma näitan ette. Lähme tagasi Objects, kosmoselaev ja teeme uue sündmuse, add event, uus sündmus ja näiteks vasakule. Nüüd me peame võtma selle sama jump to pointi ja seekord vasakule liikudes meie X väärtus väheneb, seega ma kirjutan -4 ja Y-isse 0 ja samamoodi relative ja relative. Jätkame ka ülesse liikumisega. Ülesse jump to point ehk siis hüppa kohale. Nüüd ülesse liikumisega on jutt natuke teine, sest X väärtus meil ei muutu. X jääb 0-iks, relative, ja Y, kui hakkab üles minema, siis hakkab 4 võrra vähenema näiteks -4. Ja alla minnes jääb meie X väärtus samale kohale ja Y väärtus hakkab kasvama näiteks 4 võrra. Paneme mängu nüüd tööle, vaatame, mis nüüd juhtub. Paremale, üles, vasakule, alla. Kenasti. Meie tegelane liigub täpselt nii, nagu me tahame. Järgnevalt tahame teha nii, et meie tegelane vaataks alati hiire suunas. Seega loome uue sündmuse, add event, ja seekord me kasutame sellist asja nagu step event. Step event tähendab justkui mängu samme. Iga sekund teeb meie mäng 30 sammu. Seega see event toimub 30 korda sekundis. Ühesõnaga 30 korda siis sekundis, kõik see, mis me siia programmeerime, hakkab toimuma. Nii, kui me tahame, et meie tegelane vaataks hiire poole, peame leidma üles set point directioni. Ja nüüd see suund, kuhu meie tegelane vaatama hakkab, on mouse X
ja mouse Y. Ehk siis hiire X koordinaat ja hiire Y koordinaat. Ja nüüd järgnevalt peame me valima set instance rotation, ehk siis võtame meie tegelase pöördenurga ja selleks angle'iks ehk siis nurgaks valime direction ehk siis suund. Täpselt see, mis me siin just määrasime directioniga. Ja nagu te näete, siis mul on need 2 tükki omavahel väikse kriipsuga ühendatud. Paneme mängu tööle, vaatame, mis juhtub. Näete, ilusti vaatab minu hiire poole, aga midagi on justkui pahasti. Hetkel on pahasti see, et meie tegelase keskpunkt on vales kohas. Lähme siia pildi alla, sprites, vana pilt, mis me tegime. Ja me näeme siin nurgas on selline täpikene. See märgistab tegelase keskpunkti. Ma panen meie tegelase keskpunkti umbes tema keskele. Paneme mängu nüüd tööle, vaatame, kuidas ta nüüd välja näeb. Palju parem! Palju õnne! Sa oled teinud valmis oma esimese tegelase ja pannud ta liikuma ning lisaks oskab ta ka hiire poole vaadata. Järgmises osas paneme selle tegelase tulistama.